Huvitav, et kas minu silmad näevad seda aega, kui inimkond hakkab massiliselt hulluks minema. Ja miks just vaat selle sama informatsiooni meeletu koguse ja selle läbitöötamisnõude tõttu, et me peame selle koguse ju kuidagi moodi ära seedima. Üks minu väga hea sõber oli Zagorski kloostri muusikajuht. Zagorski klooster, et te teaksite, on Venemaa number 1 klooster ja ta ühel hommikul, kui ma Moskvasse jõudsin, istusime hommiku laua taha ja ta ütles, et tead, et ma tulin sealt ära. Ta oli seal professor. Vene kiriku muusikajuht ütles, et ma tulin ära, sest sa ei kujuta ette, milline KGB seal möllab. Milline, jah. Aga veel kord kordan üle, Eestis ei tohi olla ühtegi Moskvale alluvat asutust, sealhulgas ka kirikut. Jaa. Nii lihtne see ongi. Jõudsime jälle otsapidi sinna usuteemasse, mis on selles mõttes võib-olla vajab ära märkimist ja selles Vene kiriku kontekstis ja mitte ainult selles kontekstis, et vaata usuteema on nii isiklik ja nii võimas teema, et kui sellega hakatakse manipuleerima, siis saab vaid teha ainult kurja. Sest inimesed on ikkagi selle meelevallas ja selle, mis puudutab seda KGB seost nagu Vene kirikuga, et kui sa sealt hakkad lükkama sedapidiseid niite, siis loomulikult sealt ei saa midagi head tulla. Niimoodi lihtsalt ongi. Sest inimesed on lihtsalt niivõrd avatud raamatud. Ja seda küll, aga Jeesus Kristusel ja Moskval ei ole niikuinii mingit seost. Seda küll, jah. Ja. Selle peale tasub ka mõelda. Peale kõige muu on kogu see süsteem. Sellisel juhul me peaksime rääkima hoopis Kiievi patriarhaadist. No just. Sest kogu see Moskva on lihtsalt kaaperdanud Kiievi käest seal. No nii on. Jah, vastupidi, Moskva peaks alluma Kiievile, mitte vastupidi. Ja. Aga vaat huvitav, et meil on ju see tagurpidi Antsla lugu, aga seda kõige efektiivsemalt on ju Venemaa läbi aegade kasutanud. Räägitakse sellest, et Ukraina ründab, eks ole. See on see loogika, et tungi kallale, tee kurja ja ütle, et teine tungis sulle. Ja. See on nii uskumatu vale, et eks ole, et teised ei usu seda, et on võimalik selline sürr. Jaa. No ja siis kõlab veel, eks ole, suhteliselt meile nagu lähedasest kultuuriruumist selline väide, et miks sa üldse lähed kaklema, kui teine on nii tugev? Jah, no mis jutt see on? Ja. Ei, kus juures ei minda ju kaklema, tungitakse kallale. Ja, ennast kaitsma. Miks sa ennast kaitsed, teine on tugeva? Jah, anna kohe alla, jah. Või mis loogika siin on siis. Ja siis kõik tugevad hakkavad ju kõiki, kes on nõrgem hävitama. Eks ole, et kuhu me siis niimoodi jõuame? Sest küsimus on ju pretsedendi loomises ka praegu muu hulgas. Seda ju ka Hiina väga hoolega jälgib. Jällegi, eks ole, Hiina tohutu vägeva kultuurimaa. Aga mis seal on kohutav on ju kommunistlik diktatuur. Ja muide, Dalai Lama on väga hästi öelnud, et Hiinat valitseb praegu kommunistliku usu hullus. Jah. Noh, ma ei tea, palju sellesse nüüd usutakse või seal Hiinas, aga ma pean ütlema, et kunagi aastaid tagasi ma pakkusin välja Välisministeeriumile, et võiks ju teha mingisuguse niisuguse ümarlaua ja natukene rääkida sellest Hiina teemast ja see oli vist 2008, kui ma ei eksi. Ja see korraldatigi ja seal
hakati jälle rääkima seda, et Hiinas ei ole mingit kommunismi enam. No kuidas ei ole? No on ju küll. No nüüd on see olukord muidugi muutunud kõvasti. See on ikkagi üks partei endiselt. No absoluutselt, muidugi. See on, kõik käib ainult kommunistliku partei diktaadi järgi. Ja selles mõttes muidugi me eurooplastena peame natuke kõrvad lonti laskma, et kus on tulnud see kommunistliku süsteemi idee kahjuks Euroopast. Riigikogus on ju neid toetusgruppe igasuguseid. No Tiibeti toetusrühm, eks ole, Taiwanil on oma sõbrad, Hiinal on ka omad sõbrad. On see normaalne? Ei ole. Ei ole. Või kui me räägime sellest, et Hiina, ajalooliselt vaadata Hiinat ja Hiina ajalugu on ju tohutu pikk ja seal on olnud ka perioode, mis on mõnevõrra sarnased sellele, mis praegu seal toimub, näiteks legismi ajastu ja ka niisugune, kus siis hävitati ja võideldi kõiksuguse tarkuse vastu, ütleme niimoodi väga lihtsalt. Ja kõik oli kontrolli all, et jah. Aga mis sa tahad öelda sellega, et ei peaks võib-olla olema siis Hiina toetusrühma näiteks, sõprusrühma? Et miks? Ta on ju ikkagi... Jaa, ka väga lihtsal põhjusel. Need inimesed, kes seal ka Hiinas käisid, need ju räägivad nagu Venemaa. Ehk siis nad tõeliselt tagurpidi Antsla jutud on ju sealt kuulda olnud. Et nemad ei ole näinud üldse mingeid probleeme. No kuidas ei ole? Seal on juurde terved rahvad on ära hävitatud. Muide, siit ka üks väga hea lugu. Dalai Lama ise rääkis mulle seda, et ütles, et tead, et üks vana mees tuli minu juurde ja ütles, et ta tahaks minna koju surema. Aga ta ei tea, mis on tema kodunimi, selle maakonna nimi. Et seal on kõik nimed ka muudetud. Ta ei saa minna, ta ei tea seda hiinakeelset nime. Ja rääkida, et keegi ei saa aru, keegi ei näe, ei kuule, ei, seal on kõik hästi. Ma enda suureks kurvastuseks siin mõni aeg tagasi nägin üks väga tuntud rockmuusik oli Ringvaate saates ja ka silmad põlesid, rääkis, kui tore on Hiina, kui tore. No ta käis turismireisil lihtsalt või? No ükskõik, aga see... Nägi pilvelõhkujaid ilmselt. Jah, et vaat selline... Selle kohta ma ütlen päris karmilt, et kellegil pole õigust olla rumal. Mis see tähendab? Mis see tähendab? See tähendab seda, et kõik halb maailmas tuleb rumalusest ja inimese kohustus. Muide jah, kunagi me arutlesime ühe väga tuntud kultuuritegelasega, kes ütles, et see on inimese enda asi, mida ta teeb. Ja mina ütlesin, et ei ole. Inimene peab ennast arendama. Inimene on kohustatud ennast arendama. Miks? Väga lihtsal põhjusel, sest kõik halb tuleb rumalusest. Ja sellepärast, ja vaat see on ka jalajälg jälle, eks ole, looduses me räägime, et inimese jalajälg ja reostus ja kõik ja nii edasi, aga rumaluse jalajäljest tuleks ka rääkida. No see on päris tõsine teema tegelikult, vaimne jalajälg. Ja absoluutselt. Ja muidugi inimeste võimed on erinevad. Mõni saab rohkem aru, mõni vähem ja nii edasi. Aga ma tohutult hindan või üks peamisi kriteeriume, mille järgi ma inimest hindan, on see, kas ta siiralt püüdleb paremuse poole. Ja mida ma paremuse all pean silmas? Seda, et ta püüdleb tarkuse poole, et ta püüdleb asjadest arusaamise poole. Jah, muidugi võib olla probleeme ja mingitest asjadest ei saada aru, aga siis võib ka ju küsida nendega või vähemalt arutleda, eks ole. Sest on ju ka niimoodi, et ühel on üks seisukoht ja teisel on teine seisukoht. Need seisukohad võivad
vahel jääda erinevaks. Nii nagu näiteks on ju täiesti kama, kas sinu lemmikvärv on roheline või sinine. See on ju ükstapuha, aga see ei ole ju kama, kui öelda, et kas sa oled Venemaa poolt või Ukraina poolt tänasel päeval. Eks ole? Et ka erinevustes on erinevus. Jaa, muidugi. Ma just tahtsin sult enne küsida, kuidas seda rumalust ikkagi defineerida, sest see tundub nagu hästi libe tee, hästi, kuidas öelda, siis ka repressiivne tee mingis mõttes, aga sa päris ilusti juba seletasid seda, kuidas sellest aru saad, ehk siis, et inimene peaks vähemalt püüdlema maailmast arusaamise poole, mis meist saab, eks ole. Aga siin on vist ka selline nüanss, et ta peaks ka vist kahtlema enda mõtetes. Aga loomulikult, tark inimene kahtleb alati. Just. Alati kahtleb. Ja jälle budismis on ka öeldud, et mõõk ei saa ise ennast lõigata. See tähendab seda, et sa ei saagi lõpuni olla objektiivne, aga tuleb sinna poole püüelda. Ja miks sa veel ei saa olla objektiivne? Aga sellepärast, et me elame ebatäiuslikkuse maailmas. Jälle on ju selge. Aga vahend paremaks saamisel, seal on üks oluline tööriist. Ja see tööriist on analüütiline mõtlemine. Sven, me oleme alati elanud, inimkond on alati elanud ebatäiuslikus maailmas, kas ei ole nii? Absoluutselt. Ja kahjuks siinkohal ei saa kedagi väga rõõmustada, et eks see jama läheb edasi.